Tere, armas sõber. Mina olen siis Kuressaare gümnaasiumi sotsiaalpedagoog, kui sa mind veel ei tunne. Ja täna on mul plaanis sulle rääkida teemast, mis mind juba hulk aega on vaevanud. Ja see teema on koolikiusamine. Veebruaris-märtsis me tegime ühe küsitluse, milles osales meie koolis 169 last. Ja ma arvan, et need arvud sind väga ei huvita. Aga selle küsitluse tulemusel me saime teada, et päris suur hulk nendest küsitletutest, üle poole küsitletutest on saanud osaks koolikiusamisest. Ja üle 60% oli neid lapsi, kes on ka ise kiusanud. Ja see panigi mind mõtlema, et sellel teemal tuleks rohkem rääkida. Kuna mind on üks ja teid on palju, siis ma mõtlesin, et ma panen kokku sellise videosõnumi, et võimalikult paljude teieni jõuda selle infoga. Ja mind kõnetas üks artikkel ajalehest Õhtuleht, kus üks koolikiusamise ohver räägib sellest, mida tema koges koolis käies ja seda 10 aastat hiljem, mida ta nüüd kogeb ja mida ta nüüd tunneb. Ja võib-olla alustuseks ma loeksingi selle loo ja siis läheme edasi selle kiusamise teemaga. Koolikiusamise ohver ütleb, olin jõuetu midagi tegema ja end kaitsma. Kiusamisega ei olnud kerge toime tulla. Hoidsin omaette ja tõmbusin endasse. Hing oli katki. Hirm valitses igal pool ja kogu aeg. Meenutab aastaid koolis karme sõnu ja vägivalda taluna pidanud naine. Keiu on 28-aastane 3 lapse ema, kes on praegu oma elu sisse seadnud Soomes. Tal on seal hea töökoht, armastav elukaaslane ja kena kodu. Paraku pole elu Keiu vastu alati nii helde olnud. Ta ei leidnud endale kooliteed alustades hulgaliselt uusi sõpru, vaid temast sai koolikiusamise ohver. Vägivald 2 koolivenna poolt, kellest oli eriti julm mitte üksi, vaid just koos oma kambaga, kestis aastaid. Kooli pisikeses alevis elav Keiu vahetada ei saanud. Linna kooli käimine oli keeruline ja nii ei jäänud tal muud üle, kui hirmus aeg üle elada. Kerge see ei olnud. Ma olin täiesti jõuetu midagi tegema ja end kaitsma. Ma lihtsalt olin ja mõtlesin igal õhtul kodus möödunud päevale tagasi teadmisega, et homme täpselt samal ajal nagu täna kiusavad nad mind taas. Ja kui jõuan koju, on selleks päevaks läbi. Keiu usub, et põhjus, miks just tema valiti ohvriks, on see, et ta oli vaikne ja tagasihoidlik. Hoidis alati omaette, hall hiireke. Ütleb ta enda kohta ise ja eks nii oligi. Et nõrgem võeti ette. Ma ei julgenud vastu ka hakata, sest siis hakati veel enam norima ja kiusama. Ja kartsin, et kiusamisele ei tulegi lõppu. Hirm valitses ka koduteel. Keiu sõnul vaikimisest kasu ei olnud. Põhjus kiusamiseks leiti ikka. Enamuse ajast toimus vaimne mõnitamine. Isegi 3. korruselt esimesele kõndides kuulsin selja tagant hõikeid. Jobu läheb. Õpi riietuma tola. Keiu sõnul jäi kiusajatel ette ka tema pikkus, mistõttu hüüti teda maamöötjaks. Ehkki norima hakati Keiut juba algklassides, läks hullem põrgu lahti põhikooli lõpu poole. Kui vaimsele terrorile lisandus ka füüsiline vägivald. Mind tõugati trepist alla ja mulle sülitati näkku. Roppuste rodu oli võimas. Need poisid ei olnudki inimesed, vaid nagu mingid loomad. Kogu olukorra
muutis Keiu jaoks veelgi jõhkramaks see, et kius jätkus ka väljaspool koolimaja. Ma tundsin iga päev hirmu. Pidin kogu aeg jälgima, et koolist koju minnes keegi kuskil ei jälitaks või luuraks mind põõsaste taga. Enamuse ajast olid kiusajad siiski valvel ja said veel enne, kui koju jõudsin, mulle halvasti öelda ja mind tõugata. Räägib Keiu ja meenutab veel, koju jalutasin kuskilt mööda metsi, et mitte jälle kuulda, oo margariin kõnnib. Mu nimest loeti nii välja, mida keegi aga parasjagu tahtis. Keiu mäletamist mööda keegi peale mõne klassikaaslase tema kaitseks välja ei astunud, kuid abi polnud sellestki. Kogu trall kestis edasi. Osa õpetajaid vist teadsid ka, aga nad ei tahtnud seda näha või neid lihtsalt ei huvitanud. Vaid paaril korral kuulsin, kui õpetaja mind kaitses, aga see oli ka kõik. Ainus koht, kus Keiu end turvaliselt tundis ja lohutust leidis, oli kodu. Eks vanemad said ka ise aru. Mu hing oli täiesti katki. Hoidsin koduski omaette ja olin suhteliselt vaikne. Isa lubas sekkuda, kui kiusajad ei lõpeta, räägib Keiu ja ütleb, et just tänu isale vägivald ühe kiusaja poolt lõpu leidiski. Kui mind trepist alla lükati, tuli isa kooli ja tegi talle korraliku peapesu. Pärast seda saabus tema poolt rahu ja ta ei julgenud enam minu poole isegi mitte vaadata. Mind ei mäletatagi, aga mina mäletan. Keiu ütleb, et ta ei oska isegi nüüd, 10 aastat pärast gümnaasiumi lõppu kirjeldada, mida ta täpselt tundis. Sest seda hingevalu, mida ta koormana kaasas kandis, on võimatu sõnadesse panna. Mõtlesin, miks keegi mind ei salli? Miks minuga ei käituta nii nagu teiste tüdrukutega? Mis mul viga on? Praegu olnu enam Keiule iga päev ei meenu. Küll aga käib valusööst läbi mõnikord siis, kui ta külastab Soomest Eestisse tulles lapsepõlves koduks saanud olnud Alevit. Olen neid poisse ka paar korda näinud, ega ma nendega ei räägi ja enam välja ei tee, sest ma ei soovi neid tunda. Mind ehk ei mäletatagi, aga mina mäletan ikka, mida nad tegid. Nende jaoks oli see võib-olla väike norimine, minule aga hoopis midagi muud. Arutleb Keiu muu hulgas, mida võivad mõelda tema kiusajad praegu. Viha ta nende vastu ei tunne ja loodab, et kiusajad on vigadest õppinud. Järelikult oli nende elus midagi puudu ja nad suunasid oma hirmud ja viha kellegi teise peale. Aga väike, armas süütu laps ei ole nende probleemides süüdi. Ja sellele oleks võinud nad mõelda. Keda on kiusatud või tunnevad, et neile tehakse liiga, soovitab Keiu sellest kindlasti kellelegi rääkida ja mitte murega üksi jääda. Julgus vastu öelda võib vahel aidata. Minagi olen tagantjärele mõelnud, et miks ma seda ikka ise ei teinud, aga ju oli selle taga hirm. Ja kuigi Keiu usub, et kiusamine talle väga suurt jälgi ei ole jätnud, toob ta välja ühe näite. Ma sõna otseses mõttes vihkasin kooli ega tahtnud pärast gümnaasiumi lõppu aastaid edasi enam õppima minna. Nüüd, ligi 10 aastat hiljem, on Keiu selleks aga valmis ja plaanib astuda tuleval sügisel ametikooli. Nüüd olen ma teine inimene. Ma olen ise ema ja mul on armastav kaaslane. Ma elan parimat elu, mida soovida võiksin. Ja siin artiklis on toodud ka nende kiusajate poolt kommentaar. Nende 2 põhilise kiusaja käest küsiti, et mida siis nemad sellest loost arvavad. Ja 2 põhilist kiusajat, keda Keiu meenutab, on kasvanud nüüdseks tublideks meesteks ja meenutavad lapsepõlvest tehtud piinlikkusega. Neist kumbki ei tea,
kes on kõnealune neiu. Soovides teada, kas vastab tõele, et kiusajad ei mäletagi üldjuhul enda ohvreid, küsin neilt, kas nad aimavad, kellest võib olla jutt. Vastus on veatu. Teatakse nime ja mäletatakse nägu. Ma olin noor ja loll. Pigem oli see nali. Kooli ajal tehti igasugust jama, ütleb üks neist ja lisab naeratades. Praegu ei tee seda. Teine noormees, nimetame teda Alariks, leiab, et temagi jaoks oli see pigem nali ja just konkreetse neiu tähelepanu otsimine, aga mitte soov kedagi julmalt kiusata. Tagantjärele mõeldes on ikka väga piinlik, et ma niimoodi käitusin. Teise põhjusena, miks ta nii käitus, toob noormees välja enda hinges valitsenud segaduse. Mind kiusati ka koolist palju, nime pärast, ja suhted vanematega olid kriitilises seisus. Ka see võis mõjutada. Kui kõik kokku panna, hakkadki endast nõrgemaid otsima. Raske mõelda, mida ma tol hetkel mõtlesin. Alar ütleb, et kui ta peaks Keiut nüüd kuskil kohtama, siis oleks kindlasti häbi talle otsa vaadata, aga silmi ta maha ei lööks ja üritaks kindlasti ka juttu teha. Kindlasti ma vabandaksin kogu selle krempli pärast. Ma ei ole ju tegelikult halb inimene. Selline oli Keiu lugu ja ma mõtlesin selle loo taustal, kui palju meie koolis sellise tundega lapsi, kes hirmuga mõtlevad, kas täna koju minnes keegi tuleb mind kiusama, tuleb mind lööma, tuleb mulle halvasti ütlema. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks väga loota, et meie seas ei leidu neid, kes märkamatult teistele halba teevad, iseendale sellest aru andmata, et see sellise jälje võib jätta. Ja mõtleme veidi, kas teistest erinevus, kas välimuse poolest või oma oskuste poolest on tegelik põhjus selleks, et talle halvasti öelda. Ja kas on laps selles süüdi, kui ta on sündinud perekonda, kus ei ole nii palju raha ja neid võimalusi, mida võib-olla teistel on. Kas laps on süüdi selles, et tema isa lahkus pere juurest ja peret ei toeta või et ta ema on jäänud tööta ja ei saa kõike võimaldada, mida teised lapsed saavad. Tegelikult ei ole nii. Tegelikult ei ole ükski laps selles süüdi, mis tema peres toimub. Ja see peaks meie igaüheni jõudma ja selgeks saama. Ja ka see laps, kes on teistest veidi ümaram või on ta pikem, ka see ei ole tema süü või on tal hambad koledad, ka see ei ole tema süü. Selliseks on ta loodud ja ta peab sellega elama. Me võime talle pigem kaasa tunda, aga mitte teda kiusata. See ei ole põhjus tema kiusamiseks. Tema elu on niigi raske. Ta tunneb ennast niigi halvasti, et ta teistest erineb. Meie ei pea seda veel rõhutama või tema enesetunnet veel halvemaks tegema. Ma olen selles koolis töötanud nüüd üle poole aasta ja mulle tundub, et peaaegu igal päeval ma kuulen, kui kedagi on rünnatud, kui keegi on kellegile halvasti öelnud ja me peame sellega tegelema. Ja tegelikult on see väga rõhuv ja väga raske. Alles hiljaaegu ma kohtasin väikseid esimese klassi tüdrukuid, kes rääkisid, kuidas neist mõned aastad vanemad poisid ründasid bussipeatuses. Lihtsalt ründasid, ilma et oleks mingit põhjust olnud. Ja ühel neist tüdrukutest oli käsi täiesti sinine. Teda oli lükatud nii, et see käsi oli muutunud täiesti siniseks. Ja üks nendest poistest oli lihtsalt heast peast tulnud ja sülitanud teise lapse riietele. Ja siis ma mõtlen, mis asi see on, mis paneb lapsi niimoodi tegutsema, niimoodi käituma.
esimese klassi tüdrukutele. Ja see lugu lõppes sellega, et üks 11. klassi poiss nägi seda pealt. Ja tema sekkus sinna. Ta võttis need poisid ette, kes niimoodi käitusid. Ja ma tahan seda noormest tunnustada, et ta sekkus, et ta ei jäänud lihtsalt kõrvaltvaatajaks. Et selles olukorras oli see äärmiselt vajalik ja ta toimis täiesti õigesti. Tänaseks on ka need süüdlased ilmselt aru saanud, et nad toimisid valesti ja nendega on vesteldud. Aga ma ei ole kindel, et nad ei korda seda. Ja te võite mõelda, mida see esimese klassi tüdruk kohtudes selle noormehega või nende poistega võiks kooli tulles tunda. Millise jälje juba temale on jätnud see kohtumine seal bussipeatuses. Ma usun, et ka temas võib valitseda hirm, nagu sellest noores naises, kes rääkis oma koolikiusamise loost. Mida ma veel siin koolis väga palju kohtan, on ropud sõnad. Me räägime valjusti ja saadame üksteist väga-väga inetute sõnadega. Ja see lihtsalt jääb kõrvu ja see teeb väga haiget. Me teame seda ütlust, et see, mida on süda täis, seda suu räägib. Ja ma väga tahaks loota, et kõikide südamed ei ole täis seda, mida nad räägivad. Ja ma tahaks, et me mõtleksime, kui me oma suu lahti teeme, mida me sealt suust välja laseme. Ja mis selle sõnumi kaudu tegelikult toimuma saab. Kui ma saadan selle roppuse või selle inetusõna sinna välja, siis see sõna teeb oma töö. Selle inimese aadressil, kuhu sa selle saatsid. Ja sinna sisse jääb jälg, mille sina oled põhjustanud. Et me teame, et uurimused on tõestanud, et kui laps on olnud koolikiusamise ohver, siis teda saadab päris pikka aega veel ebakindlus. Nad on endasse tõmbunud, nad on depressiivsed. Neid vaevavad enesetapu mõtted. Ja nii mõnigi võib ka sellega oma elu lõpetada. Ja sellega ma tahangi öelda, et kui sina, kes sa kiusad, ei taha, et sina oleksid põhjuseks, et mõni sinu ohver teeks pöördumatud tagajärjed, siis lõpeta see tegevus ära. Võta ennast kokku. Võta ennast kokku ja ära tee talle seda enam edasi. Me kõik võime sattuda kiusamise ohvriks. Ka sina, kes sa praegu kiusad, võib-olla sa oledki juba ohver. Mina seda ei tea, aga sina tead seda. Sel juhul sina vajad ka abi. Ja sa peaksid seda abi otsima. Meie oleme siin koolis selleks olemas. Ja kui sa arvad, et meie selleks ei sobi, siis otsi koolist väljastpoolt abi. Aga igal juhul sa vajad abi. Ja kui sina oled täna kiusaja või kiusatav, siis ma arvan, et ka sina peaksid leidma selle inimese, kellele sellest rääkida. Leia üks inimene, keda sa usaldad ja kellele sa julged rääkida. Ja tee seda kindlasti, otsi abi, et sa ei oleks üksi, et sa ei peaks taluma aastaid seda alandust, sest sa ei ole kohe kindlasti seda teeninud ära. Sa oled täpselt samaväärne kui kõik need teised, ka need, kes kiusajad on. Ja sa ei pea ennast mitte halvasti tundma selles koolis. Et minu sõnum täna oleks sulle, kallis sõber,
vaata enda sisse, hinda seda, analüüsi seda, kas ma olen selles kiusaja rollis või olen ma kiusatava rollis. Ja siis võta midagi ette. Ja kui sa oled kõrvaltvaataja rollis, ka sina saad midagi ette võtta. Ka sina saad rääkida kas kiusaja kiusatavaga või rääkida koolitöötajatega, et niisugune asi toimub. Sellel on vaja lahendus leida. Ära jää passiivseks, sest niimoodi sellel kiusamisel ei tulegi lõppu. Meil on nagu suletud ringis. Aga see ring peatub siis, kui me hakkame sellele vastu seisma. Et ka sina, kui sa tunned, et sulle tehakse ülekohut, siis sa pead reageerima. Sa ei tohi seda lihtsalt kannatada. Kas sa ütled selle välja? See ei pea olema mitte vägivaldne vastureaktsioon, vaid lihtsalt stopp. Mulle ei meeldi see, mida sa teed. Ja kindlasti räägi. Kindlasti räägi. On see tugispetsialist, on see õpetaja, ükskõik keda sa usaldad või räägid sa kodus vanematel, et selline teema on. Sa ei tohi jääda üksi. Ma väga sooviks, et me koos astuksime sellele kiusamisele vastu. Me oleme siia kooli loonud sellise turvatoa, harmooniatoa. Ja me väga tahaks, et sellest toast saaks selline pelgupaik. Et kui sa tunned, et sa siin koolis ei tunne ennast hästi ja sul on tõesti hirmud ja ärevushäired või mis iganes, sa tunned ennast halvasti. Et siis me tahaks, et selles toas sa võiksid selle turvatunde tagasi saada ja võiksid kogeda, et siin on hea olla ja sa julged edasi minna ja sa julged ka raskustele otsa vaadata. Et selline oli minu sõnum sulle täna ja ma loodan väga, et see Keiu lugu paneb ka kiusajaid mõtlema. Et kui see ka sinu jaoks on nali, mis sa teise kulul teed, siis see, kelle kulul sa seda teed, tema jaoks ei ole see nali. Tema jaoks on see väga pikaks ajaks hingesoppi jäänud ja väga sügavad haavad tekitanud. Ja paraku need haavad ei kasva nii kiiresti. Füüsilised haavad kasvavad kinni ja neist võib-olla need armidki kaovad ära lõpuks. Aga hingehaavad paranevad väga vaevaliselt. Ja ärme siis tee neid haavu enam juurde. Leiame rohkem headust oma südames, sest siis muutub maailm paremaks. Ma väga tahaks, et meie koolis oleks ka seda headust rohkem. Et me rohkem leiaksime häid sõnu oma kaaslastele. Meil oli ühel päeval kogemus toimekatega koos olles. Need on 1. ja 2. klassi lapsed, kellega me kord nädalas kohtume. Et me tegime sellise mängu, kus üks laps sai minna keset teistest lastest moodustatud koridori ja iga laps sai talle sosistada midagi head, midagi positiivset, midagi komplimenti. Ja tegelikult oli see vahva mäng, aga mis mind natuke kurvastas oli see, et nende laste sõnavaras ei olnudki väga palju neid häid sõnu, mida ütelda. Et äkki me peaksimegi rohkem otsima neid sõnu, rohkem välja ütlema neid häid asju, mida me näeme ja võib-olla ka ei näe, aga me võiksime seda ikkagi öelda. Et ka see, kui sul on täna ilus soeng või sul on ilusad riided seljas, ka sellele võib tähelepanu pöörata. Sul on ilus naeratus, sul on vahva, mis iganes täna kaasas, et sa võid selle positiivse sõnumi välja saata. Me ei pea otsima ainult vigu. Neid on meis nagunii ja me keegi pole täiuslik.
ei ole täiuslik sina, kes sa kiusad. Ega ka mina, kes ma siin räägin täna. Aga me saame seda maailma muuta paremaks, kui me seda teeme üheskoos ja märkame ja hoolime üksteisest. Ja lõpetuseks ma laseksin ühe loo, mille on laulnud Birgit Õigemeel. Ja selle loo taustal sa võid mõelda nende sõnadele, mida ma täna sulle rääkisin. Jääme siis sõpradeks ja hoolime üksteisest. Aitäh! Tõus ja mõõn, kurbus rõõm, meie lood. Keegi sulle ütleb ei, eksid käima võõraid teid, teadmata suud. Head keelab kurblik meel, päev kardab leida keelt, nii ennast kaotada sa saad. Parem on ees päikse pool, sind me ootame, siia kaasa too. Aeg hoolida kõik pisarad, vaikselt pühkida võime koos. Aeg hoolida häid soove miljoneid, rääkimata lood, siin on koos. Leia üles väike naer, korja kuulamiseks aeg, tuulde kaob aeg. Veel puhub purjeistu, veel õiged sõnad suu.